Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! Järgmise poole tunni jooksul on eeter saate Pall korvi päralt. Tänases saates räägime PC Kalev Cramo vigastustest, Üllar Kerde ja Sten Timmu Soku Moskvasse siirdumisest ja paljust muust. Saate lõpus saab üks õnnelik nende Piki treeningjalatsite omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Lisaks loosime saate lõpus välja selle Spaldingu korvilaua koos palliga. Kutsume kõiki vaatajaid endiselt liituma ka meie Facebooki lehega Pall korvi, kus saab kõikide meie tegemistega kursis olla. Aga nüüd tänase saate juurde. Kalevi mängijaid on tabanud mitmed vigastused ja haigused. Eilses kohtumises olid siiski 12 meest mängu valmis. Eesti koondise mängujuht Sten Timmu Sokk ja endine koondise peatreener Üllar Kerde üritavad Moskva Dünamo võidukursile aidata. Kalev Cramo mängija Reinar Hallik siirdus hooaja lõpuni Rakvere Tarvasse. Tallinna Ülikool Kalevi korvpallimeeskond püsib elus tänu asjaosaliste armastusele korvpalli vastu. Sellised on siis tänased teemad, aga meie stuudiokülaliseks on PC Kalev Cramo ja Eesti koondise tagamängija Rain Veidemann. Tere õhtust! Tervist! Eile tuli VTB ühisliigas tunnistada Lokomotiiv Kubanni paremus. Teil on nüüd tabelis kirjas 5 võitu ja 10 kaotust. Kuidas võtaksid veel eilse kohtumise lühidalt kokku? Tegelikult iseenesest mängu nagu oli, aga lõpuks jah, et see vahe nii suureks läks, okei, see selleks, aga nad olid kaitses päris tugevad ja agressiivsed, kuigi me teadsime seda ja meil oli ju alga üle 60-punktiline kaotus nende käest. Et kolmandal veerandajal juba jõudsime ju täitsa kas 1 punkti peale või? Aga jah, kahjuks lõpuks ma arvan, et lihtsalt väsisime ära. Aga väga palju pallikaotusi oli eelkõige isegi mängu alguses seal esimesel veerandajal juba 8 pallikaotust. Et kas ehmatas ära alguses see selline agressiivne kaitse? Ei, ma ei usu, et ta ära ehmatas. Pigem ongi oma lohakused ja agressiivne kaitse, et siis tekivadki need pallikaotused. Aga et mitte, et see nüüd ära oleks meid ehmatanud. Samas tõepoolest, et seal kohati näitasid päris head mängu, et võiks öelda, et hakkate tasapisi mõõnast välja tulema või kas sinu hinnangul on teil üldse mõõn olnud, et siin VTB ühisliigas on olnud päris tugevad vastased, on kaotused sellepärast tulnud, kuid samas olete alla jäänud ka Eesti meistriliigas ja Balti liigas? Jah, täpselt, et VTB liigaks, aga et siin Eesti liigas ja Balti liigas oleme pidanud kaotuse kibedust tundma, aga see on juba teist aastat järjest, kus talveperioodile, ma ei tea küll miks, aga see võistkonna mäng ja kõik nagu läheb allapoole. Et ma ei tea küll, millest see tingitud on, aga lihtsalt on talvekuudel niimoodi. Et just kui midagi treeningprotsessis nagu ei muutu, aga mänguvorm läheb kehvemaks, kuigi peaks ju minema hooaja edenes paremaks. Täpselt, aga jah, ma ei tea, kuidas see niimoodi on. Algus mängime hästi, talvel läheb natuke kehvemaks ja siis jälle tõusame. Aga üheks kaotuste põhjuseks on kindlasti olnud ka vigastused ja vaatamegi, millised probleemid Kalevi meeskonda viimasel ajal vaevanud on. Detsembrikuu ning ka uue aasta esimesed nädalad on PC Kalev Cramo korvpallimeeskonna jaoks möödunud korralikul vigastuse lainel. Kui esmalt maadles Achilleuse vigastusega meeskonna esitsenter Frank Kelegar, siis varsti pärast seda langesid riburada pidi välja mitmed teised. Kõigepealt langes välja meeskonna teine tsenter Mindaugas Kupšas, kellel tegi liiga küünarnukk. Küünarliigese probleemide tõttu oli nädalaid eemal ka tagamees Rain Veidemann. Põlveprobleemidega olid väljas aga EJ Singler, Gregor Arbet ja tänavuse hooaja suurüllataja Sten Olmre. Nagu vigastustest veel vähe oleks, pidid viirushaiguse tõttu eemale jääma ka Martin Torbek ja Armand Škeele. Uurisime Kalevi peatreener Alar Varrakult, mis seisus on meeskond täna. Täna on selline nagu ta on, et Olmre on pikalt väljas, käis põlveoperatsioonil, aga õnneks ei on nii hull, nagu alguses kardeti, et ta peaks umbes 6 ajaga tagasi olema. Elegar on oma hillusega siin juba 2, varsti 3 kuud. Loodetavasti saab korda, aga enne kui ta reaalselt nagu trenni pole teinud, ei saa väita kindlalt. Siis Singler ja Arbet on üle koormus, et nendele tuleb
leida nädalane paus, et Singleril nüüd oli. Just a little soreness in my left knee. Been battling through it a little bit, but coach just kind of wanted me to take this week off to get back in good shape, and the next 3 months are really important. Ennetame seda nagu raskemat vigastust. Ongi tavaliselt ülekoormusvigastused. Ja nüüd anname puhkus siis Gregorile. Mõlemal üks häda, lihtsalt ülekoormus ja põlved hakkasid vaikselt valutama. Kalevi suurimaks probleemiks on aga viimaste kuude jooksul olnud klubi suurima korvialuse jõu, tsenter Frank Elegari puudumine. Vahepeal, mil väljas oli ka Mindaugas Kupšas, pidi Kalev Cramo tähtsaid kohtumisi pidama sisuliselt keskmängijata. Kalevi füsioterapeudi Priit Lehismetsa sõnul võib aga Elegari juba peagi taas platsil näha. Ravid, kõik asjad on tehtud. Me loodame, et nüüd selle nädalal peaks alustama treeninguid, aga ei ole veel väga kindlad ei ole. See Achillose kõõlus on, sportlastel ongi see väga siukene nagu murelaps, ega keegi ei oskagi täpselt sellega midagi teha. Hakkab valutama, siis hakkabki, aga korvpall on, et suunamuutused, erinevad liigutused, hüppamine tagasi, see on midagi muud kui lihtsalt otse liikumine. Lisaks naasvale Elegarile on taas mänguvalmis Singler ja Škele ning juba mõned mängud tagasi naasnud Kupšas, Veidemann ja Martin Torbek. Alar Varaku sõnul on hea näha, et naasvatel meestel on tahtmist ja särtsu, puudu jääb veel vaid mänguteravusest. Nende mänguline vorm ei ole kindlasti veel kõige parem, aga eks nad nüüd siin iga päevaga ja iga mänguga see mänguvorm neil jääb ka paremaks, et sama käib ka Škele kohta. Are you getting back to your best? Not yet, but we practice every day, not practice, but we play every day and I feel better every day. Viimastel kuudel on Kalev Cramol olnud lausa hullumeelne mängugraafik, mille krooniks võib pidada 20. detsembrit, mil meeskond pidi mängima 2 mängu ühel päeval. Esmalt Tallinnas VTB liiga mäng Riia VEF-iga ning vaid mõned tunnid hiljem karikamäng Rakveres kohaliku Tarvaga. Uurisime Kalevi füsioterapeudilt, millest aga võivad meeskonna rohked vigastused tingitud olla. Kindlasti tihe mängugraafik, pluss veel sõidud juurde, erinevad saalid, ei ole nagu seda õiget kohta, kus saaks nagu meestega nagu korralikult nagu tegeleda. Ühes saalis asjad kokku, järgmine päev teise saali. Õhtud on pikad, mõni mees jääb sinna laua peale, saab mingit ravi, aga sükast nagu professionaalsest meil nagu väga nagu ei ole. Algus seal ka juhtkonnale sai öelda, et nii kui 1 või 2 on vigastatud, see paneb nagu selle lumepalli veerema, et teistel jälle mängukoormus tõuseb. Õige pea võib seega loota, et Kalev Cramol on platsil tagasi kõik mehed ning ka tagasi tippvormis. Kui palju viimased vigastuse kuud tänavust hooaega mõjutanud on aga hetkel raske öelda. Kui aga nüüd meeskond hea hoo sisse saab, on peatreeneri hinnangul kõik tipud veel püütavad. Ma usun, et kui me saame kõik korda, siis hea õnne korral on võimalus ka VTBs play-offi jõuda. Ülimalt keeruline, aga on võimalik. Ja kindlasti meilt oodatakse Balti liigas 4 hulk kindlasti, kui mitte võitu ja Eesti liigas ka võitu. Ja ma usun, et asjade kokkulangemisel see on võimalik kõik. Probleeme on Kalevil tõepoolest palju, kuid vigastused pole võõrad sullegi, alles paranesid küünarnuki vigastusest, see enam ei sega. Ütleme nii, et ei sega, jah. Aga milles seal siis probleem oli, et sa ikkagi nii kaua väljas olid? No küünarnukk käis tagurpidi ja sidemed ja kapsid olid katki, et nende terveks paranemine võtab päris pikalt aega. Aga teil on meeskonnas ikkagi väga palju neid vigastusi olnud, et mis sa arvad, milles see tingitud on? Kas siis treeningutest taastumine ei ole piisavalt professionaalne või siis ikkagi on hooajaks ettevalmistus jäänud veidi nõrgaks või mis see põhjus võiks olla? Pigem mina arvan, et see on lihtsalt sellest, et meil on nii tihe mängugraafik ja ei jõua lihtsalt kehad taastuda. Ja kuna meil on ainult üks füsioterapeut, siis paratamatult ei jõua meie kõigiga tegeleda. Aga samas ütleme siin, ega tippklubidel on ju ka kalendrid sama tihedad. Loomulikult neil on see eelis, et võib-olla saab rohkem mängijatega varieerida. Jah, seda kindlasti ja minu teada on igal klubil ka rohkem füsioterapeute, kes saab meestega tegeleda, et see on tegelikult tähtis. Kas siis mingid massaažid või teibid või mis iganes peale mängu, et mis sul aitavad taastada. Et võiks öelda, et mingil määral ikkagi see jääb ka eelarve taha.
Jah, täitsa võimalik. Aga igal juhul enne, kui jätkame meie vestlust, vaatame üle veel ühe videoloo. Täna jõudis korvpallisõpradeni uudis, et Eesti meistermeeskond BC Kalev Cramo on otsustanud anda Eesti koondislase Reinar Halliku hooaja lõpuni laenule Rakvere Tarvasesse. Kalev Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnul loobuti Hallikust peamiselt väheste mänguminutite tõttu. Varraku sõnul oli tal raske leida Hallikule vajalikke mänguminuteid, sest võitlus positsiooni pärast on tihe. Episoodiliselt mängu sekkudes ei ole ka Hallik seni leidnud vajalikku kindlust. Millal see plaan tuli, et kust see mõte tuli minna siis nüüd Kalevist Tarvasse? Täna hommikul ma sain teada, et on selline võimalus, aga jah, Andres oli välja pakkunud vist ja nad omavahel seal rääkisid ja siis küsiti täna hommikul minu käest, kas ma olen nõus ja ma olin nõus ja nii see läks nõus. No ma arvan, et kõik võidavad sellest. Tahaks mängida ja hästi mängida ja kindlust tagasi saada ja suur suvi on tulemas. Tahaks suveks ennast jälle nagu vormi saada nii-öelda, mitte vormi, aga mängulisse vormi nagu nii-öelda. Rakvere Tarvas ei ole Halliku jaoks aga mingi tundmatu maa. 31-aastane Hallik kuulus Tarva ridadesse ka aastatel 2009 kuni 2012. Aga tuleme nüüd tagasi VTB ühisliiga juurde. Eilne kohtumine oli sinu hooaja parim. Kas arvad ka ise, et oled praegu hooaja parimas vormis? Selle hooaja parimas kindlasti ka. Aga mida te nüüd näiteks pikemal pausil siin aastavahetusel üldse tegite või tegelikult ega teil see paus ju väga pikk ei olnudki, karikafinaalid vahetult enne jõulupühi ja siis detsembri lõpus juba jälle mängud? Jah, et ega meil väga palju aega ei ole siin, et nüüd teeme näiteks nädal aega kõvasti jõusaali ja mingit füüsilist ja et see on vaja treenerite poolt väga hästi läbi mõelda, et kuidas need treeningud läbi viia. Aga minu puhul siis nii-öelda see hea füüsiline vorm tuli mul just tänu sellele, kui ma vigastatud olin. Et ma tegin kõik see 2 kuud ju eratreeneriga trenni ja see tuli ikka väga kasuks. Aga päris heas vormi on tõusmas ka Siim-Sander Vene, kes eelmisel nädalal pääses pärast pikka pausi platsile ka Euroliigas. Siim-Sander Vene koduklubi Kaunase Žalgiris on Euroliiga vahegrupis kogunud 1 võidu ja 2 kaotust. Vene pääses viimases kaotusmängus Ateena Panathinaikose vastu ka üle pika aja platsile, kuid pea 13 minuti jooksul punktiarvet avada ei suutnud. Mängutunnet see on selline kiire kaduma, et kui sa natuke aega ei mängi, siis on nagu keeruline, aga Leedu liiga omad olid nagu täitsa okeilt välja. Euroliigas on ikka vähe teine klass, et seal on vaja nagu rohkem nagu olla mängus sees ja sellist kindlamalt võib-olla või suhtlust nagu teistmoodi seal natuke. Leedu liiga viimastes voorudes on Vene samuti rohkem mänguaega saanud ja teise Leedu suurklubi Vilniuse Lietuvas Ritase vastu tuli ka hooaja parim mäng 7 punkti ja 4 lauapalliga. Üks mäng oli seal Lipkevitsus sai vigastada natuke, siis mind Tšõulei vastu nagu tänu sellele mahtsin koosseisu. Siis seal nagu see mäng õnnestus. Siis järgmine mäng Ritasega jäin ka veel koosseisu, see mäng nagu õnnestus ka ja niimoodi ta on praegu läinud. Seega rõõmustavad uudised Leedust, aga millal sina jälle plaanid piiri taha minna? See on hea küsimus, et eks kogu aeg tahaks minna, aga enne kõike pead tegema väljakul mehetegusid ja et eks siis lootma, aga tegelikult see ei ole üldse nii lihtne, et ma arvan, et päris paljud inimesed Eestis arvavad, et mis seal ikka siis, et võtad oma asjad ja lähed välismaale. Aga ütleme nii, et see välismängijate turg, ma mõtlen välismaale, et ei ole üldse nii keeruline sinna nii-öelda nagu löögile saada, et Ameerikas ka ju tulevad mehed, kes on nõus põhimõtteliselt mitte millegi eest mängima. Ja kui nad tulevad ja tõestavad ennast, siis nad saavadki sinna ja ega siis meiesuguseid siit Eestist võib-olla ei võetagi üldse. Aga ega midagi muud, tuleb ise mees olla ja hästi mängida ja loota, et äkki tuleb võimalus. Aga rauad on nii-öelda kogu aeg tules, et ikkagi väike selline uurimine käib, et kuhu, kuidas saaks?
Eks kindlasti, agent on mul olemas ja arvatavasti teeb ta ka normaalset tööd. Aga meie vaatame nüüd, kuidas läheb äsja Venemaale siirdunud Sten Musokul ja Üllar Kerdel. Eesti koondise mängujuht Sten Musok ja endine koondise peatreener Üllar Kerde jätkavad karjääri Venemaa Superliiga meeskonna Moskva Dünamo juures. Мы Керда знаем, он сработал в прошлом году и очень эффективно. Поэтому мы четко понимаем, какого уровня он специалист, и, соответственно, у нас как бы самим не было. А поскольку были проблемы, то мы недолго думали, честно говоря, сразу. То есть мы особо не думали, кого приглашать. И сейчас Ильдар как бы возглавит тренерский штаб. Будет анализ делать. Это, наверное, будет 3-4 игры. И в зависимости от того, какое он примет решение, он или станет главным тренером «Динамо», или, то есть сейчас у него в подчинении не только первая команда, но молодежка и остальные команды тоже, которые у нас в структуре. No praegu oleme Superliiga juures, olen kõik treeningud ja kõik mängud olen mina selle juures. Lisaks on siis nüüd käin vaatamas Maladjožni, täna oli Maladjožka mäng, oli noortevõistkonna mäng oli ja Tuugli mäng oli seal üleeile ja need asjad tulevad juurde, et ma käin nendega hommikuses trennis. Tavaliselt on nii, et kui meie trenn lõpeb, siis nende trenn algab, siis asjad tuleb üle vaadata ja rääkida, kuna ma nüüd treeneid kõiki tunnen, siis minna kui lihtsam neid asju teha. Niisugused nõu, ega see on samat moodi, ega keegi on ei kujuta ette seda, et nüüd ma lähen sinna ja hakkan ütlema, et üks seda valesti, et enam tuleb kõik aru saada, vaadata mõned mängud ära ja vaadata nende põhimõtted ära ja siis hakata parandama neid asju. Venemaa tippklubid osalevad vaid VTB ühisliigas ja Superliiga on Eesti mõistes nii-öelda esiliiga. Dünamo sai viimases voorus eestlaste abiga võidu ja tõusis tabelis 7. Sokk ligi 16 mänguminutiga skoori ei teinud. Hooaja keskel tulla teisest liigast kuskile teha 2-3 trenni kaasa ja täis komplekssesse võistkonda sulandada, see ei ole nagu eriti lihtne selles mõttes, et tagasiside oli väga positiivne tänase mänguga. Ta on mängujuht, kui ta oleks mängija, kes peab ainult peale lajatama, siis oleks ta palju lihtsam mängida, aga kuna tema juhib mängu kõikide 4 mängija liikumisi ja täidab treeneri ülesanded, siis on see väga raske. Moskva Dünamo loobus hiljuti liiga tiheda graafiku tõttu Balti liigas osalemisest ning jätkab vaid Venemaa Superliigas ning karikavõistlustel. Karikamängud, kus on jõutud veerandfinaali, on meeskonna jaoks üliolulised, sest karikavõit tagaks järgmiseks hooajaks koha Eurochallenge sarjas. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja piiki treeningjalatsid kõikide oma fännide vahel. Auhindade jagamine saab teoks tänu FIFA spordile ning loosikorvis on üle 1800 nime. Olen nummerdanud kõik meie fännid 1-25-ni suvalises järjekorras. Rain, ütle üks number kõigepealt. 6. 6, nii. Ja võta siis siit korvist välja üks leht. Nii. Ja vaatame siis number 6, Aet Auspere. Aet Auspere, palju õnne. Võtame teiega pärast saadet kindlasti ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Rain, sulle ja edu selleks hooajaks. Aitäh. Meie saade pole siiski veel läbi ja oma viimases videoloos vaatame, kuidas on kulgenud hooaeg Tallinna Ülikool Kalevi korvpallimeeskonna jaoks. Möödunud hooajal Eesti korvpalli meistriliigas 4. koha saavutanud nii-öelda Väike Kalev elas tänavuse hooaja eel üle mitmeid muudatusi. Lahkusid paljud põhimehed meeskonna liidritest, jäid vaid Reimo Tamm ja Raido Roos. Lisaks vahetus meeskonna nimi. Tänavusel hooajal kannab meeskond nimed Tallinna Ülikool Kalev. Ka hooaja jooksul on muudatused jätkunud. Testimisel on käinud bussitäis välismaalasi, kellest jäänud on vaid paar. Ka täna on nii-öelda prooviperioodil 2 meest. Kalevi peatreener Kalle Klandorf loodab, et tänaseks on aga õiged mehed leitud ning nüüd saab keskenduda võitude võtmisele. Üle poole meeskonnast on sisuliselt vahetunud. Vanadest on ju jäänud, kes siin praegugi näha on, ainult on Roos Tamm, Luts, Aimre ja siis on jäänud veel, Chris Killing. Et ütleme, nad ei ole
peale Lutsu või peale Roosi ja Tamme teised ju üldse põhimehed ei ole, siis istusid pingi peal. Et nüüd on nad küllalt palju koormust saanud ja uute mängijate sulandamine ega see nii lihtne ei lähe. Esimene pool aasta on niisugune raskusi olnud meil, eks. Et siin on vigastusi olnud, aasta lõpus oli read olid üsna õredad, aga nüüd nagu näha on jälle kõik vormis ja siit on näinud nagu ülesmäng. Tallinna Kalevi hooaja algus on olnud kõike muud kui roosiline. Balti liigas on edasipääsu lootus kadunud ning koduliigas ollakse 8. kohal. 18 mängust on saadud vaid 3 võitu ja viimane võit jäi juba üsna pika aja taha. Uurisime Kalle Klandorfilt, kuidas plaanib ta keerulise tabeliseisu ümber pöörata. Kõik on võimalik, eriti Eestis, et Eesti on kõige võimaluste maa. Aga raske on, eks me andsime punktid ära, mida poleks pidanud andma Audentesele näiteks. Ja selle võrra ilmselt võib väga valusalt pärast turniiritabelis kätte maksta. Sest räägime, mis me räägime, aga 7. ja 8. koht lähevad kas Rocki või Gramoga kokku, aga sealt midagi väljavaateid ei ole. Eelmine aasta me suutsime mängida ennast 5. põhiturniiri lõpus, nii et seal oli võimalus 4. kohaga mängida, kus on juba 3. kuni 6. on enam-vähem võrdselt kõik võistkonnad. Tallinna Ülikool Kalevi näol on tegemist huvitava tiimiga, kus palka saavad vaid vähesed mängijad. Enamus meestest käib korvpalli kõrvalt ka täisajaga tööl. Palka saavad välismängijad mul ainult ja Ivar Tulit, kes ei käi tööl. Teised mehed käivad kõik tööl, teised mehed teevad oma töö kõrvalt seda asja omast vabast ajast, nii nagu minagi ja nii nagu Marguski, nii et kuidas võtta. Kuidas üldse niimoodi töö kõrvalt jõuab? Ütleme, kui vähegi suudad oma aega ise planeerida ja ütleme siis, et kui suudad häid kokkuleppeid siis tööandjaga teha, siis on kõik võimalik. Nagu mehed, käib ka peatreener Kalle Klandorf treeneriameti kõrvalt tööl ja veel millisel. Kes veel ei tea, siis Kalle Klandorfi näol on tegemist Tallinna abilinnapeaga. Kuidas sellise töö kõrvalt üldse korvpallitiimi jõuab vedada? See on absoluutselt raske. Nägid, et 7. tulen saali siia, olen siin 9. saalis ja nii iga päev. Välja arvatud siis, kui puhkepäev on. Neid satub nädalasse 1, peal juhul 2, aga üldiselt 1. Mängud on niimoodi säätud. Tegelikult viimase palga vist treenerina sain ma kusagil Nüübitist, ma ei tea, 2001. võib olla või peale seda järgmised 14 aastat ma ei ole kopikatki saanud. Pigem panen oma raha sinna sisse, kui teda on. Oled mänginud mitme erineva treeneri käe all, kuidas Kalle on? Kalle on selles mõttes nagu positiivne kuju, et meil on kokkulepped nii nagu nad on, ja praegu nagu kõik sujub. Tallinna Ülikool Kalevi meeskonna juures viibib hetkel väga värvikas Nigeeria korvpallur Madu Abum Chakwudibere, kes palub end ise nimetada lühemalt Chumadubuks. 206 cm pikk 2011. aasta NBA drafti teise ringi valik oli Kalevis testimisel ka mullu, kuid lepingut siiski ei teeninud ning ülejäänud hooaja mängis Mongoolia liigas. Tänavu on mees aga selgelt paremas vormis ning enda sõnul on ta siin selleks, et võita. We got to win. That's what you expect from me. I'm here so we can win, and that's what I'm going to focus on. The dunks and rebounds will come, and blocks, but right now just focus on winning. Tänavu on siis sellised lood, julged lubada, et ka järgmine aasta näeme ikkagi Kalevit? Ei julge lubada, tähendab sellepärast, et raske on ja sellel aastal tänu muutustele koostöös Maksuametiga nagu jäi raha vähemaks, tähendab igatepidi. Nii et kui raha maksta ei ole, ega siis ei ole tänapäeval huvi kellelgi mängida. Selline oligi Pallkorvi tänane saade. Tuletame meelde, et täpsemat infot Pallkorvi saate, PC Kalev Cramo VTB ühisliiga mängude ja kõige muu kohta saate meie Facebooki lehelt. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene selle korvilaua ja palli omanikuks, mille on välja pannud FIFA Sport. Selleks tuleb liituda meie Facebooki lehega ja kui kogume järgmiseks saateks üle 2000 fänni, siis kõikide laikijate vahel see auhind loosi läheb. Aga tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris nagu ikka 2 nädala pärast 2. veebruaril, kuid veebruaris oleme eetris tavapärasest 15 minutit hiljem kell 22.00. Järgmisest nädalast alustab aga Tallinna Televisioonis saatesari Spordiakadeemia, mis hakkab eetris olema Pallkorvi vabal nädalal esmaspäeviti kell 21.45. Sportlikku nädala jätku! Y'all ready for this?